Kutsun üldkogu ette majanduskomisjoni. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Portugal. Aitäh, proua president. Majanduskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni mudel Euroopa Parlamendile. Resolutsioon teemal, kuidas kohaneda kasvava automatiseerimisega. Kutsub üles liikmesriike leevendama tööpuudust ja sellega seonduvaid probleeme olemasolevate töökohtade osalise jagamisega. Kutsub üles liikmesriike looma alternatiivseid ameteid, mis annaks töötutele funktsiooni ühiskonnas. Soovitab liikmesriikidel kehtestada astmeline tulumaks, et vähendada lõhe süvenemist kõrgema ja madalama klassi vahel. Soovitab tungivalt liikmesriikidel kehtestada kodanikupalk. Märgib tunnustavalt standardiseeritud kontrolli rolli automatiseeritud ühiskonnas. Pöörab täiendavalt tähelepanu kõva infrastruktuuri, näiteks energeetika, transport, veevärk, kommunikatsioon funktsioneerimisele liikmesriikides, kehtestades ühtse reglemendi nende kontrollile. Nõuab andmebaasi loomist, kus on kirjeldatud roboteid nende tähtsuse järgi. Nõuab tungivalt rikke esinemisel spetsialiseerunud tööliste reageerimisvalmidust. Pöörab tähelepanu tõhusa sotsiaalkindlustussüsteemi osakaalule automatiseerimisperioodi ühiskondliku ärevuse maandamiseks. Viia läbi meediakampaaniad, tõestamaks robotite positiivset mõju ühiskonnale. Pöörab tähelepanu, et kõigile, kes omandavad kõrgharidust, antakse soodustusi. Soovitab täiendavalt liikmesriikidel kujundada riigisisest haridusmaastikku jätkusuutlikkuse alusel, toetades mitte automatiseeritavate elukutsete õpet. Tunnustades läbimõeldud tööturu planeerimise mudelit, milles töötajaid suunatakse oskuspõhiselt, mitte ametinimetuse järgi. Julgustab liikmesriike looma rohkem võimalusi ümberõppeks. Nõuab tungivalt tootjatele robotimaksu kehtestamist liikmesriikide poolt. Soovitab liikmesriikidel kehtestada eraettevõtetele korraliste turu-uuringute kava, et ettevõtted oleksid pidevalt kursis hetkenõudlusega. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Hispaania. Aitäh, proua president! Austatud president ning asepresidendid, lugupeetud kaasdelegaadid ning külalised. Mida me mõistame automatiseerumise all? See on protsess, mille käigus inimtööjõud täiendatakse masinatega või asendatakse täielikult robotitega. Automatiseerumisega, nagu iga uuendusliku ideega, võib kaasneda nii positiivsed kui ka negatiivsed. Majanduskomisjon esitas endale küsimuse, et leida võimalused sellega kohanemiseks. Järgnevalt toon välja meie resolutsioonis peamist rolli mängivad probleemid ja neile leitud lahendused. Esiteks alustaks probleemist, mis saab oma alguse vahetult peale suurema automatiseerumise läbiviimise. Töökaotus, tööpuudus. Automatiseeruvas ettevõttes on üha väiksem roll inimtööjõul, sest robotite tehtav töö on kiirem ja üleüldiselt efektiivsem.
Sel põhjusel ja automatiseerumise definitsiooni järgi seatakse pigem robotid tegema inimese tööd. Kuidas aga elatab end kuni alternatiivi leidmiseni ära inimene, kelle töökoht automatiseeriti? Meie leiame lahenduse peituvad väga tõhusas sotsiaalkindlustussüsteemis, mille osakaalule soovime ka tähelepanu pöörata. Toimiv sotsiaalkindlustussüsteem on vajalik selleks, et vähendada nii-öelda hirmu teadmatuse ees ja kindlustada ühiskonna äraelatusvõime. Mitte tundes kartust tuleviku ees on ühiskonnas valitsemas rahulolu, mis on toimiva süsteemi aluseks. Et aga inimesel tekib mingil hetkel harjumuses soov anda panus ühiskonna toimimiseks, on meil vaja olla valmis koostama ümberõppeprogramme erineva kogemuste pagasiga töö kaotanatele. Kuid miks jagada tööotsijad kogemuste järgi ja nende ümberõppele eraldi keskenduda? Sest inimestel, kes on töömaastikul olles töötanud pikalt ühel ametil, on raskem omandada uusi harjumusi või tööülesandeid kui neil, kes kogemuste pagasiga veel uhkustada ei saa. Või siis, võttes selle kokku Eesti vanasõnaga, vanale koerale uut trikki ei õpeta. Viimaks soovin tulla järjega tagasi ettevõtete juurde. Hetkel maksavad tööandjad riigile iga töötaja pealt sotsiaalmaksu, mis on vajalik muuhulgas ka näiteks riikliku ravikindlustuse tagamiseks. Kui aga inimesed asendatakse robotitega, kelle pealt maksu maksma ei pea, siis kust tuleb riigile vajalik tulu? Majanduskomisjoni arutluste tulemusena peame vajalikuks liikmesriikidel kehtestada robotimaks, mis tööstuste näitel arvestatakse toote hulgimüügi hinnast ja arvesse võetakse ka automatiseeritud liiniosa suurust. Robotimaks lihtsustatult on alternatiiv sotsiaalmaksule. Majanduskomisjon usub, et käesolev resolutsioon aitaks kaasa Euroopa Liidu kohastumiselegi järjest kiirema automatiseerumise ajastus. Aitäh! Antud resolutsioonil on laekunud ka muudatusettepanek. Säte number 4 osas. Ettepanek on jätta välja terve säte. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Uku Urb. Aitäh, proua president. Auväärt president, asepresidendid, kaasdelegaadid ning külalised. Ma tahaks kõigepealt öelda, et komisjon on selgelt näinud väga palju vaeva ning koostanud hea resolutsiooni. On aga 4. säte, milles on minu arvates käitutud lühinägelikult ning ei ole vaadatud asja pikemas perspektiivis. Te soovitate tungivalt liikmesriikidele kehtestada kodanikupalka. Saksamaal ning Šveitsis, mis küll ei ole Euroopa Liidus, on aga seda juba proovitud kehtestada. Kuid mõlemal korral on see läbi kukkunud. Miks? Saksamaa parlament leidis, et kodanikupalga kehtestamiseks oleks vaja esiteks riigi maksusüsteem täiesti reformida. Teiseks, selle kehtestamise tagajärjel toimuks massiivne immigrantide sissevool ning kolmandaks tooks see kaasa maksude tõstmise, mis omakorda põhjustaks ebavõrdsust ühiskonnas. Toodete hinnad kasvaksid, tehes liiga vaestele. Šveitsis püüti samuti vastu võtta kodanikupalka suurusega 2200 eurot. 5. juunil aastal 2016 toimunud referendumil aga hääletas 78% Šveitsi valijatest selle vastu. Miks siis vastu hääletati? Vastused on eelnevalt mainitud. See tooks kaasa immigrantide sissevoolu ning inimesed kaotaksid inspiratsiooni tööle käimiseks, mis võiks omakorda riigi ühiskonna lagunemiseni viia. Kes käiks tööl riigis, kus nende põhivajadused on kaetud kodanikupalgaga? Kodanikupalga idee kõlab küll ahvatlevalt, kuid pikemas perspektiivis viiks see aga riigi hävinguni ning tooks rohkem kahju kui kasu. Tänan. Palume muudatusettepaneku esitajal jääda kõnepulti. Üldkogul ja komisjonil on võimalik esitada muudatusettepaneku kohta küsimusi. Küsimuste esitamiseks palun lülitada sisse kõnenupp. Komisjonist Malta.
Aitäh, proua president. Kas kõneleja suudaks tuua näite ajaloost, kus tehnoloogilise arengu tagajärjena on inimkond lõpetanud arengule üldiselt, jäänud soikuma ja mitte olnud motiveeritud jätkama üleüldist tööd või arengut? Aitäh. Muudatusettepaneku esitaja võib vastata. Ei oska kahjuks tuua näidet sellest, aga eelnevatel kordadel, kui on proovitud kodanikupalka implementeerida, on see läbi kukkunud põhjustel, mis oleks tõenäoliselt olemas ka tulevikus, sõltumata robotitest. Kas üldkogul või komisjonil on veel küsimusi? Küsimuste esitamiseks. Nii. Poola 52, palun. Aitäh, proua president. Kõneleja mainis, et selle kodanikupalga suurem miinus oleks see, et Saksamaa leidis vähemalt, et oleks vaja reformida terve maksusüsteem ja siis põhimõtteliselt uuesti mõelda läbi selle riigi toimimine. Et kui see ülesanne ära täita, kui see ära teha, mis ongi üks reaalsetest eesmärkidest või ülesannetest kodanikupalga päris kehtestamisel, et kui see probleem, kui see takistus ära kaob, siis vähemalt sinu algsete väidete kohaselt ei tohiks enam midagi seda nagu takistada töötamast ju. Aitäh. Võite vastata. Ma mainisin eelnevalt näiteks massiivset immigrantide sissevoolu. Palume korrektset pöördumist. Aitäh, proua president. Ma mainisin eelnevalt massiivset immigrantide sissevoolu ning selles osas, et maksusüsteem tuleks täiesti reformida, selles osas ma mõtlen seda, et riik peaks väga palju muutma praegust süsteemi. Ehk nad peaksid alguses saadik selle täiesti teistmoodi üles ehitama ning tegu oleks väga pika protseduuriga. Ungari 55. Aitäh, lugupeetud president. Kui te väidate, et inimesed pärast kodanikupalga sättimist ei taha enam tööl käia, siis kuidas te kommenteerite seda, et praegune generatsioon üldiselt just tahabki leida endale töö, mis neile meeldib, ja nad tegelikult teeksid seda ka vabatahtlikult. Eriti me näeme, kuidas aina rohkemad inimesed tegelevad vabatahtliku tööga, sest nad tahavad saada mingit eneseväljendust, nad tahavad kuidagi panustada ühiskonda. Miks te arvate, et nüüd need inimesed ei tahaks tööd teha? Aitäh. Võite vastata. Aitäh, proua president. Ma leian, et teie pakkumine on mõnevõrra utoopiline, sellepärast et kahjuks on väga palju inimesi, kellel puudub igasugune inspiratsioon töö tegemiseks ning kelle ainusoov olekski lihtsalt logeleda ning mitte midagi teha ja kahjuks soodustab seda kodanikupalk. Võtame viimase küsimuse. Poola 52. Aitäh, proua president. Ma sooviks, et kõneleja tõestaks või vähemalt kuidagi kinnitaks oma väidet, et inimestel kaob motivatsioon töötada kodanikupalga puhul mingisuguse konkreetse uuringuga, sest nii palju, kui mina olen seda probleemi uurinud, siis on tõestatud just vastupidist. Kui on läbi viidud, näiteks Soomes oli kontrollgrupp üks hetk ja USAs on ka seda väiksemates piirkondades proovitud, siis leitakse, et kui inimestel on tagatud elamine, kui nad ei pea igapäevaselt muretsema oma sellest, et kas nad saavad järgmine kuu üldse magada kuskil, kas neil on toit olemas, kui seda ohtu enam neil ei ole, et siis nad on rohkem keskendunud oma tööle ja rohkem keskendunud enda arendamisele. Kas see ei vasta siis tõele? Aitäh. Võite vastata. Aitäh, proua president. Kahjuks ei oska ma siinkohal tuua konkreetset uuringut või näidet. Võin aga seda öelda, et Šveitsis koguti üle 100 000 allkirja selle referendumi jaoks ning see, et 78% inimestest hääletas selle vastu, annab minu arust selge signaali, et inimesed ei ole selle poolt ning see tooks rohkem kahju kui kasu. Aitäh. Võite naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada reaktsioonikõne? Malta, palun.
Aitäh, proua president. Lugupeetud presiidium, kaasdelegaadid ja külalised. Aitäh muudatusettepaneku eest ja ma alustaksin kohe siis näitega, mis illustreerib seda küsimust, mida ma siin ees küsisin. Mis juhtus 100 aastat tagasi, kui me rakendasime hobuse adra ette? Jah, töö nagu laabus efektiivsemalt, aga see tähendas, et inimkond jäi soiku, mõtlesid, et okei, nüüd kui me ei pea põllutööd enam tegema, siis ärme tee üldse mitte midagi. Sellega ma proovin illustreerida, et inimloomus tegelikult ei tööta niimoodi. Meil on mingi eneseteostusvajadus ja seda me teeme väga tihti läbi töö. See on nagu põhjus, miks töö on üleüldse meil nagu hästi-hästi tähtis omadus. Me võtame seda nagu sellepärast me ei ole ka valmis tegema ükskõik millist tööd maailmas. Me oleme väga spetsiifilised selle koha pealt. Liikudes edasi. Me peame nagu ümber defineerima üleüldse sellise klassikalise töö mõiste. Nii et jah, see, et inimesed ei veeda 9–5 kuskil kindlal tööpostil midagi tehes, see ei ole halb asi, see annab neile rohkem aega tegeleda nagu asjadega, millega, ma ei tea, võiks muud viisil nagu arendada ühiskond üleüldiselt. Punktist immigrantide sissevoolu teemal tahaks täpsustada, tegemist on kodanikupalgaga. Immigrant, kes üldjuhul ei ole kodanik, või kui ta läbib nagu väga pika protsessi, et saada kodanikuks, siis ma leian, et on igati õigustada anda ka talle kodanikupalka. Ma jätkuvalt leian, et see ei ole nagu mingi massiivne probleem, mis takistaks selle punkti läbiviimist. Kolmandaks, maksumuudatussüsteem. Jah, absoluutselt, see tuleb nagu kardinaalsed muutused tuleb teha, see on väga tähtis asi ja ma leian, et see asi, mida kindlasti tuleb teha ja see ei ole negatiivne osa, muutustega kaasnevad mingid muudatused üldjuhul. Nii, ja ma soovitan tungivalt hääletada selle muudatusettepaneku vastu. Aitäh! Palume muudatusettepaneku hääletuseks komisjonil naasta oma kohtadele. Tuletan meelde, et muudatusettepanekul saab hääletada ainult poolt või vastu. Erapooletu olla ei saa. Võite hääletada. ...35 poolthääle ja 24 vastuhäälega on see muudatusettepanek vastu võetud. Palun kõigil korrigeerida oma resolutsioonides seda resolutsiooni ja tõmmata maha 4. klausel. Kutsun üldkogu ette tagasi majanduskomisjoni. Edasi liigume avatud debati juurde. Kes üldkogust soovib esitada komisjonile küsimusi? Rootsi 84, palun. Aitäh, proua president. Avakõnes mainiti, et oleks vajadus tugevdada sotsiaalkindlustussüsteeme, et tagada siis automatiseeritud ühiskonnas stabiilsus. Aga ma küsiks komisjonilt sellise küsimuse, et kas te ei arva, et tänu Süüria pagulaskriisile on Euroopa Liidu liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid niigi ülekoormatud ja selline sotsiaalkindlustussüsteemide laialdasem kasutus siis viiks kaasa suurte probleemideni? Aitäh! Kes komisjonist soovib vastata? Malta.
Aitäh, proua president. Me võime täiesti nõustuda, et praegune sotsiaalkindlustussüsteem on koormatud. Samas me leiame, et kui automatiseerimise mõju tegelikult nagu võtab üles suuremad tuurid ühiskonnas, siis selle nagu lihtsalt kõrvale heitmine, sellega mitte tegelemine tekitab veel rohkem probleeme, kui meil juba on. Pluss meie resolutsioonis on ka robotimaks, mis tegelikult nagu Vabakõne seletas, tegeleb sellega, et meil oleks nagu paremad sotsiaaltoetused üleüldiselt. Aitäh. Portugal 65. President, küsimus teise tööklausli kohta. Et millised alternatiivseid ameteid peaksid siis liikmesriigid töötutele looma? Kes komisjonist võib vastata? Hispaania. Aitäh, proua president. Alternatiivsete ametite all mõtleme näiteks vabatahtlikku tööd. Vabatahtlikku tööd näiteks. Aitäh. Austria 4. Aitäh, proua president. Lähtudes esimesest punktist, kus on kirjas, et kutsub üles liikmesriike leevendama tööpuudust töökohtade osalise jagamisega, sooviksin küsida, kuidas kujutate ette töökohtade osalist jagamist ning kas see puudutab ka töötundide vähenemisest tingitud tööpalkade vähenemist. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Portugal. Aitäh, proua president. Me mõtleme töökohtade osalise jagamise all seda, et näiteks inimestel, kellel on väga pikk tööpäev, võtame näiteks 12 tundi, siis nende tööpäev jagatakse 8-6-tunniseks tööpäevaks ja nad saavad selle eest vähem palka, aga neil vähemalt on mingi funktsioon ühiskonnas ja see aitab kaasa sellele, et inimesed tunnevad, et nad annavad panuse ühiskonda. Aitäh. Kas selle teema kohta on üldkogust veel küsimusi? Kui teil selle klausli kohta küsimust pole, siis palun lülitage välja oma sõnavõtu nupp. Rootsi 85. Proua president, tekkis küsimus 11. küsimuse kohta, kus te ütlete, et kõigil, kes omandavad kõrgharidust, antakse soodustusi. Kas komisjon arvab seega, et kutseharidusega spetsialist on ühiskonnale vähem väärtuslik kui kõrgharidusega inimene? Aitäh. Hispaania. Aitäh, proua president. Selles klauslis me mõtleme seda, me pöörame tähelepanu, sellepärast, et tegelikult see süsteem on juba olemas, tudengidele juba antakse seda sammust stipendiumi ja näiteks isikkaart on ka, mis annab igast sõidusoodustusi ja samamoodi ka näiteks bussipiletite soodustusi. Aitäh. Belgia 8. Aitäh, lugupeetud president. Arvestades fakti, et majanduskomisjoni plaaniga, kus me jagame töökohti osaliselt, mistõttu palk väheneb ning ainsaks alternatiivseks töökohaks, mida te loote, on vabatahtlikud mittetasustatud tööd, tahaksin teada, kuidas vaesem klass või töölisklass, kes oma tööd kaotab, tegelikult ühiskonnas relevantseks jääb ja hakkama saab. Aitäh. Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Malta. Aitäh, proua president. Ma siinkohal täpsustaksin meie alternatiivsete ametite töömõisted. Need on põhimõttelised tegevused, mis kinnitavad inimestele, et neil on funktsioon ühiskonnas. Nii küsimus, kuidas jätkavad vaesem klass, nagu kuidas neil on üldse relevantsus ühiskonnas. Kuna neil on funktsioon, nagu kui töö asendatakse, neile asendatakse 2 tööpõhifunktsiooni, ehk siis palk ja otsene panus ühiskonda. Panus ühiskond tuleb läbi alternatiivse ameti, kus nad saavad nagu reaalselt teha midagi, kas loometööd, vabatahtlikku tööd, midagi taolist, et tunda, nagu nad on siiski vajatud siin ühiskonnas. Nii, ja sissetuleku katame ära.
enam mitte kodanikupalgaga. Sotsiaalkindlustussüsteemiga hoiame selle asja kuidagi vee peal. Aitäh! Kas selle teema kohta on veel küsimusi? Kui teil selle klausli kohta küsimust pole, siis palun lülitage välja oma sõnavõtu nupp. Belgia 8. Aitäh, lugupeetud president. Kui sotsiaalkindlustussüsteem peab üleval pidama massiliselt töölisklassi inimesi, kellel varem oli mingisugune lihttöö, siis järelikult peate te koguma palju rohkem makse, mis ma eeldan tuleks robotimaksust. Kui see robotimaks peab olema nii kõrge, et ta hoiab üleval tohutult palju inimesi, siis miks ettevõtted üldse tahavad minna üle automatiseerimisele, kui see neile nii palju maksab ja te ise tahate automatiseerimist? Aitäh. Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Portugal. Aitäh, proua president. Nüüd täpsustan selle mõiste ära, et mis on robotmaks. Robotmaks on see, et see tuleb ettevõttele selle pealt, kui palju nad võtavad roboteid tööle. Ja see ei ole nii, et ettevõte peab kõik inimesed korraga asendama robotitega. Et jah, siis tuleb neile algusesse suurem maks, aga kuna robotid töötavad efektiivsemalt kui inimesed, siis pikemas perspektiivis saavad ettevõtted lõpuks selle raha tagasi. Aitäh. Kas selle teema kohta on veel küsimusi? Kõigil, kellel pole küsimust selle teema kohta, palun võtta välja hetkel oma sõnavõtu nupp. Saksamaa 18. Aga kuidas nad siis pikas pildis seda raha tagasi saavad? Aitäh, proua president. Kuidas nad siis pikas pildis seda raha ikkagi tagasi saavad? Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Palun kõigil komisjoni liikmetel osaleda töös. Saksamaa. Aitäh, proua president. Saan aru, et jutt käib siis ettevõtete kasumist, et kuidas nad siis, kuna nad tasuvad robotimaksu, siis kuidas nad siis pikas perspektiivis ikkagi kasumlikuks jäävad. Esiteks, robotimaks sõltubki sellest, et kui palju on ettevõttes roboteid ja sõltub ka sellest, kui palju on tootmisliin automatiseeritud. Ehk siis arvan seda, et see robotimaks annab raha siis sotsiaalkindlustussüsteemile, tähendab seda, et inimestel ongi rohkem raha käes, ehk siis nõudlus on samuti suurem. Ja kui nõudlus on suurem, siis ka ettevõtted teenivad rohkem raha ja nad saavad rohkem kaupu pakkuda. Ja sealt ka suureneb kasum. Aitäh. Itaalia 33. Aitäh, proua president. Tulles tagasi teise punkti juurde, ütlesite, et töötutele annaksite funktsiooni sellega, et nad saaksid hakata tegema vabatahtlikku tööd. Ehk siis minu küsimus oleks, vabatahtlik töö on hea mõte, aga kuidas nad saavad enda äraelatamiseks palka või seda raha, et ennast nagu üleval pidada? Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Poola. Aitäh, proua president. Vastuseks on sotsiaalkindlustussüsteem. Aitäh. Rootsi 85. Aitäh, proua president. Sooviks tähelepanu juhtida 16. punktile, kus öeldakse, et Euroopa Liit soovitab liikmesriikidel kehtestada eraettevõtetele korraliste turu-uuringute kava, et ettevõtted oleksid pidevalt kursis hetkenõudlusega. Kas komisjon ei arva, et see on eraettevõtete enda vastutus, et nad oleksid turuseisust teadlikud, et nad saaks ise enda äri niimoodi ajadest, et neil ju ometigi kõik tehingud
põhinevad isiklikul kasul. Aitäh! Kes komisjonist soovib vastata? Hispaania. Aitäh, proua president! Jah, see on ka firmade ettevõtete enda vastutusel, kuid kuna vähese turu-uuringu läbiviimisega võib tekkida riigis deflatsioon, siis on see ka riigi enda nagu asi, et seda kindlustada, et seda ei juhtuks. Aitäh! Kas selle teema kohta ehk klausli 16 kohta on veel küsimusi? Kui teil pole klausli 16 kohta küsimust, siis palun lülitada välja oma sõnavõtu nupp. Rootsi 85 võib vastata. Aitäh, proua president. Sooviks siiski täpsustust, kas te ei arva, et see on ebakooskõlas vaba turumajandusega, kui Euroopa Liit hakkab iseseisvalt valima erafirmasid, kellele ta hakkab koostama plaane, et läbi viia turu-uuringuid? Aitäh! Poola. Aitäh, proua president. Me pöörame tähelepanu, me soovitame, mitte me nõua. Aitäh! Kas see vastas teie küsimusele? Liigume edasi järgmiste teemade juurde. Prantsusmaa 12. Aitäh, lugupeetud president. Kui võtta arvesse, et väga paljudes Euroopa riikides on üsna kõrged ülikoolide maksud ja nüüd, kui palgad langevad, enam ei ole ka kodanikupalka, siis ilmselt ei ole sotsiaalkindlustussüsteem piisavalt pädev nagu katma inimeste nagu 1000 euroseid aastas maksta, ehk siis kas te ei arva, et kõrgharidus jääks kuidagi eliidile ja see suurendaks ebavõrdsust ühiskonnas veelgi? Aitäh! Kes komisjonist soovib vastata? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid osalema töös. Tõusnud on mitmeid privileegikaarte. Kas Prantsusmaa 12 palun saaks sõnastada ümber? Palun. Aitäh, proua president. Nimelt, ülikoolides on Euroopa riikides paljudes kohtades väga kõrged õppemaksud ja kui inimestel ei ole, te ise olete väitnud, et palgad ilmselt langevad, lisaks ei ole nagu kodanikupalka, siis sotsiaalkindlustussüsteem ilmselt ei ole piisavalt pädev, et tagada inimestele seda raha, et maksta nagu 1000 eurosid aastas. Seega, kas te ei arva, et kõrgharidus jääb sellistel tingimustel eliidi kätte, inimeste kätte, ainult nende kätte, kes saavad seda maksta ja kellel on kuidagi paremad eeldused selleks? Kas see kuidagi ei, see ju tekitab suuremat ebavõrdsust ühiskonnas? Aitäh! Komisjonist Austria. Aitäh, proua president. Selleks ongi need soodustused, et nad saaksid ära majandada õppimisaeg. Ja stipendiumid. Itaalia 33, palun. Aitäh, proua president. 14. punkt ütleb, et julgustab liikmesriike looma rohkem võimalusi ümberõppimiseks. Millised peaksid olema need rohkemad võimalused ja kuidas te kavatsete seda läbi viia, et see ei ole ju tegelikult nii lihtne? Aitäh! Malta.
Aitäh, proua president. Me oleme seisukohal, et see, et asjad ei ole lihtsad, ei tähenda, et asju ei peaks tegema ja ümberõppe põhimõtteliselt seisneb selles, et inimestel oleks rohkem võimalusi õppida aineid, mis on rohkem vastavuses sellise turuvajadusega üleüldiselt. Aitäh. Üldkogust Prantsusmaa 13. Aitäh, lugupeetud president. Sooviksin minna tööklausel 7 juurde, kus te nõuate andmebaasi loomist. Ja minu küsimus on siis see, et mis on selle andmebaasi funktsioon, et kes saab sellest kasu ja kuidas aitab selle praeguse probleemi vastu? Aitäh. Hispaania. Aitäh, proua president. Selle andmebaasi najal siis saab vajadusel, ütleme näiteks, kui mõni robot läheb katki, siis saab vaadata ruttu andmebaasi, et kui kriitiline see on ja siis nagu vastavalt sellele reageerida, ehk siis valida reageerimiskiirus. Aitäh. Rootsi 83. President, kas te lubate mul korraks minna esimese selle lahenduse juurde tagasi? Et teil on see töökohtade jagamine seal ja te väitsite ise, et töötunde tuleb poole vähem, inimeste palk läheb poole väiksemaks, aga mida nad vastu saavad, on hea meel, et nad ühiskondlikult kasulikud. Aga mu küsimus on, et kas see hea meel maksab siis ka inimeste maksud tulevikus? Aitäh. Saksamaa. Aitäh, proua president. Ja need inimesed elatuvad siis sellest, et neil on vastavad hüvitised ja tänu siis sotsiaalkindlustussüsteemile. Aitäh. Liigume edasi järgmiste teemade juurde. Itaalia 32. Aitäh, proua president. Kolmandas punktis te soovite kehtestada liikmesriikides astmelist tulumaksu. Kas seda tehes te ei viiks kõik rikkad inimesed liikmesriikidest välja ning jätaksite ainult kesk- ja madalama klassi riikidesse? Kes komisjonist soovib vastata? Portugal. Aitäh, proua president. Ma arvan, et me ei viiks neid inimesi, kes teenivad kõrget palka riigist välja, sellepärast, et kuna nad saavad kõrgemat palka, siis neil endal jääb rohkem raha kätte ja siis selle arvelt saavad nad ka panustada sinna, et need, kes saavad madalamat palka, kellel ei jää nii palju raha kätte ja kes saavad vaevu oma nagu maksud ära tasutud, siis need saaksid paremini ära elada ja siis samas ei tekiks ka seda madalama ja kõrgema klassi lõhet. Me hoiaksime ära selle lõhe suurenemise. Aitäh. Kas see vastas teie küsimusele? Võtame üldkogust 3 viimast küsimust. Rootsi 84. Aitäh, proua president. Minul on küsimus 6. tööklausli kohta. Et teil on ära toodud seal kõva infrastruktuur, energeetika, transport, veevärk, kommunikatsioon. Siis te olete siin kirjutanud, et kehtestades ühtse reglemendi nende kontrollile. Mina leian, et see kõva infrastruktuur, see on iga riigi selline strateegiline osa, et see on igal riigile väga erinev ja et Euroopa Liidu liikmesriigid oleks väga vastu sellisele kõvale reglemendile või sellisele reglemendile, mis siis kontrolliks neid strateegilisi infrastruktuure, et mida teie siis arvate, et kas Euroopa Liidu liikmesriigid oleks selle vastu või oleks? Aitäh.
Komisjonist Saksamaa. Aitäh, härra president. Saan aru, et küsimus on siis selle ühtse reglemendi kehtestamisest. Jah, selles suhtes, et ma arvan, et see kokkuleppe liikmesriikide vahel saavutatakse, siis tuleb siis iga liikmesriik nagu vastavad oma nõuded ja siis liikmesriigid leiavad siis mingisuguse lahenduse sellele, et oleks ühtne töökord siis kõigi liikmesriikide vahel. Et kõva infrastruktuur funktsioneeriks, et oleks mingi kindel kord siiski. Aitäh. Võtame viimased 2 küsimust. Üldkogust Slovakkia 71. Aitäh, lugupeetud president. Mina küsiks punkt 7 kohta. Te rääkisite ilusti ära, mis on andmebaasi funktsioon, kuid mina küsiksin, et mille järgi pannakse need robotid siin andmebaasi tähtsuse järgi? Aitäh. Julgustan kõiki komisjoni liikmeid osalema töös. Portugal. Aitäh, proua president. Me paneme roboteid nende tähtsuse järgi selle tõttu, et näiteks kui veevärk läheb robotite vea tõttu nagu katkeb või midagi, siis see riik põhimõtteliselt ei pea eriti kaua vastu ja sellepärast ongi see veevärgi robotid andmebaasis kõrgemal kohal. Aitäh. Ja viimane küsimus, palun Ungari 55. Aitäh, lugupeetud president. Küsiksin teie klausli 13 kohta, et mis alusel te väidate, et me juba ei suuna töötajaid oskuspõhiselt. Me näeme, et me juba väärtustame väga kõrgelt ülekantavaid oskuseid, samamoodi me näeme, et praegusel hetkel enamus inimestest muudab oma karjääri päris mitu korda või muudab oma eriala päris mitu korda oma karjääri jooksul. Aitäh. Viimane võimalus komisjonist võtta rohkematel osa. Hispaania. Aitäh, proua president. See tõesti eksisteerib ja sellepärast me ka tunnustame seda. Me toome selle välja teistele riikidele, et mõnes riigis see toimib, et ka teised nagu võiksid selle endale vastu võtta. Aitäh. Kas see vastas teie küsimusele? Sellega on avatud debatt lõppenud. Kas keegi üldkogust soovib esitada antud resolutsioonile vastukõne? Rootsi 85. Aitäh, proua president. Lugupeetud presidendid, austatud kaasdelegaadid, külalised. Rootsi delegaat tänab majanduskomisjoni tehtud töö eest, kuid leiab, et praegusel kujul on antud resolutsioon üldsõnaline, iseendaga vastuolus ning laiali valguv ning seepärast vastuvõtmiskõlbmatu. Esiteks, 10. punktis julgustatakse läbi viima meediakampaaniaid, tõestamaks robotite positiivset mõju ühiskonnale, kuid samas 15. punktis soovitatakse kehtestada robotimaksu. See tundub mulle põhimõttelises vastuolus. Ühelt poolt me justkui tahaks soodustada robotite integreerimist ühiskonda, kuid teisalt tahaksime seda raskendada seda maksustades. Lisaks isegi siis, kui tõesti viidaks läbi meediakampaaniaid robotite propageerimiseks, tekib küsimus, mis robotite? Me ei saa ju laskuda Euroopa Liiduna erasektori töösse. Mina leian, et iga erafirma enda küsimus on propageerida enda toodet. Me ei saa ju selektiivselt valida, et okei, et nüüd me hakkame siin reklaamima näiteks põrandapesuroboteid, aga jätame pesumasinad kõrvale. Või kui me tõesti seda teeme, et mis firma pesumasinad ja mis firma põrandaroboteid, lihtsalt et tuua näidet. Nii, lisaks veel.
võib tuua näiteks punkti 16, millega soovitatakse kehtestada eraettevõtetele korraliste turu-uuringute kava, et ettevõtteksid pidevalt kursis hetkemuutustega. Nagu ma ka enne küsisin, aga ei saanud väga õiget vastust, on see ka vastuolus põhimõtetega, mida ma väga toetan. Iga eraettevõtte enda asi on lähtuvalt vaba konkurentsi põhimõttele leida seda, missugused on turunõudmised. Kui iga eraettevõte ei tee seda ise, siis miks peaks vastutama riik eraettevõtete eest? Me ometigi on ju põhimõtteliselt enamus ettevõtteid eraettevõtteid, mitte riigiettevõtteid. Me ei taha minna tagasi Nõukogude Liitu. Ning lõpetuseks leian, et antud resolutsioon on vastuolus iseendaga, vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega ning kahjustab ettevõtlust ning vabaturumajandust. Ning seepärast soovitan teil tungivalt hääletada selle resolutsiooni vastu. Aitäh teile! Võite naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada lõppukõne? Saksamaa. Aitäh, proua president. Austatud president, asepresidendid, külalised ja kaasdelegaadid. Robotiseerimine ei ole lihtsalt tulevik. Robotite kasutamine suureneb iga päevaga, mis näitab selgelt ühiskonna vajadust nende järele. Robotite tehnoloogiline areng algas juba 500 aastat tagasi trükimasina leiutamisega. Mõelgem, kui kaugele oleme me selle aja jooksul tänu tehnoloogia arengule jõudnud. Hetkel oleme olukorras, kus robotid on võimelised asendama inimesi kõikides tööstusharudes, eelkõige tegema töid, mis on inimesele ohtlikud, kus on vaja kasutada inimpiire ületavaid võimeid või mis on inimese jaoks liialt monotoonsed. Robotiseerimisega kaasneb palju uusi töökohti, millest meil endil ei pruugi veel aimugi olla. Tööturg on kiires ja pidevas muutumises ning suureneb vajadus inimeste järele, kes oskavad juhtida, arendada ja hooldada roboteid ning antud tööd nõuavad spetsialiste. Seega peavad liikmesriigid antud probleemi lahendamiseks pöörama tähelepanu haridussüsteemile, mis soodustaks kõrghariduse omandamist, et inimesed ei jääks tulevikus tööta. Nõustun, et robotiseerimine toob kaasa mitmeid probleeme, mida me viimase paari päeva jooksul ka oma komisjoniga analüüsisime. Oma resolutsioonis lahendasime tekkinud probleemid ja sõnastasime need. Vastukõnes väideti, et roboti maks ei peaks kehtestama, aga robotimaksu kehtestamine ongi oluline just seepärast, et täita riigikassat, et üleval pidada sotsiaalkindlustussüsteemi. Ja avalikul debatil oli ka väga palju erinevaid küsimusi erinevate klauslite kohta. Et me näeme, et osaline töökohtade jaotus vähendab tööpuudust ja meie just mõtlesimegi sellele puhul, et kui inimene töötabki 12 tundi päevas, siis saab seda jagada väiksemateks osadeks, sest et esiteks 12 tundi ühele inimesele ei ole tervislik. Muidu töötaks inimene nädalas 60 tundi, aga tegelikult tervisuuringute põhjal on kasulik ainult 40 tundi. Et me näitaksime ka väga palju
muid põhjuseid. Siis oli meil selline asi, et küsimus oli deflatsiooni tekkimises, et jah, automatiseerimine, deflatsioon ise tähendabki siis seda, et palun kõne lühidalt kokku võtta. Et väiksem raha eest saab rohkem asju. Aga kui me annaksimegi inimestele toetust, siis ka nõudlus suureneks ja ei tekiks sellist kriisiolukorda. Ma soovitan tungivalt kaalutleda oma otsust ja mõelda sügavalt järgi. Ja palun naasta oma kohale. Hääletama meie resolutsiooni poolt. Aitäh! Palume hääletuseks komisjonil naasta oma kohtadele. Algab resolutsiooni hääletamine. Hääletada saab poolt, vastu ja erapooletult. Kaheteistkümne poolthääle, 44 vastuhääle, 3 erapooletu ja esimeeste heaks kiiduta on see resolutsioon tagasi lükatud.